Tere kõigile. Tere. Tervist. Tere. Mina olen Käti ja me oleme jälle siin köögis ajamas juttu. Seekord põneva seltskonna meestega. Ats. Alar. Aivar. Lembitu. Vahva. Nii tore, et tulite siia pühapäeval juttu ajama. Te olite kohe nõus tulema niimoodi naistest rääkima. No miks mitte? Naised on hea teema, eks ole? Ikka alati. Me oleme sellised, et me ei räägi meestest taga, et me oleme sellised normaalsed. Omad hoiavad kokku. Õige. Kuulge, aga lähme asja juurde kohe, et paar nädalat tagasi me rääkisime siin naistega meestest ja täna me räägime siis meestega naistest. Ja me naistega mõtlesime kohe, et milline on see mees, kes meil rinnut põksuma paneb, siis rääkige siis teie. Kui sa kohtud naisega, siis mis on see, millele sa esimesena tähelepanu pöörad? Mis on see, mida sa naises esimesena märkad? Vast seda, et kas teda üldse sinu jutt või kõnetus huvitab? Kui seda ka juttu lähed rääkima või midagi? Välimus ikka kõigepealt. Ega silmad ikkagi vaatavad üle, et mis menüüs on. Ja siis lähed. No peab ikka meeldima, loomulikult on mingi tõmmeb olema siin. Siis see on, et mis eesmärgist tutvutada. Kas on plaanitada lihtsalt üheks õhtuks või siis lugeda. Jah. Akuankat sirvida. No näiteks. Aga kui sa näiteks lähed toidupoodi, on ju, siis mõni inimene märkab teisi, mõnda inimest selles märkad, mõnda inimest sa ei märka, on ju. Millist naist sa märkad? Mina olen nagu toidupoest tutvunud oma ühe teise lapse emaga. Kas olite? No võt, ma räägingi, et see on ka mõnel naisel on midagi teistmoodi või mis hakkab silma sulle. See nagu tõmbabki võib-olla kõigepealt. Et visuaalne eripäramine. No nii kui Lembit ütles, et see, mis eesmärk sul on. Lähed pidu panna, siis tutud alkopoes. Saad tervislikult olla, siis lähed juurviljaletti. Maitsevad pirukad, lähed kondiitri osakonda. Sealt teed juba oma valiku. Me plaanin nagu nii kiiresti sinna andmise saamise juurde jõuda, aga et okei. Vaata, me naistena me hirmsasti muretseme selle pärast, et kuidas ikka meestele meeldida ja mehed muretsevad ka, ma usun. Et kuidas me rohkem teile meeldiksime või? Ikka, jah. Et ma olen aru saanud, selles mõttes vana naine juba, et tegelikult need asjad, mille pärast me naistena muretseme, et millele mehed tähelepanu pööravad, tegelikult mehed nende asjade peale nii palju tähelepanu ei pööragi. Et kui naised muretsevad, et oleks ikkagist sääred siredad ja vöö ümbermõõt õiges mõõdus, siis mehed tegelikult vaatavad hoopis teisi asju. No samas ju, kui sa lähed vaatad seda ilusat Ferrarit või Lamborghinit või mis iganes on, aga kui sa reis käima ei lähe, mis teetega? Sama on ka naistega ka ju. Sul võid ilusad jalad olla ja kõik muud, aga kui sa ajad siukest mulli suust välja, milleks? Sorry, kui ma liiga otse. Ei, see on väga hea, selles mõttes, et ja, aga mõtleme nüüd seda, et te lähete Prismasse, on ju, ja et sa ei ole täna mõelnud, et kas sa tahad täna nüüd pirukaid või juurvilju. Alkopoodi. Sa ei lähe alkopoodiga praegu, sa lähed Prismasse. Sa tuled töölt, sa lähed Prismasse, mingi naine läheb sust mööda. Mis on see, mis saab see peatuma sellel? No naisel on ka vahe, kas naiste rahvas või naine. Sealt hakkab juba pihta ju. See naiselikkus. Nii. Just. Et see, et kas ta läheb mööda sust nagu, ma ei tea, ei taha kedagi nagu solvata, aga täie rinnaga paneb mööda, nii et vasta õlga jookseb sulle. Või ta läheb viisakalt, ei tea, on siuke vahe ju. Et no samamoodi on mehilasi või mehi või kuidas nad öeldakse. Ja on mehed on ju, on meesolluskid. Samasugused ju. Et naise laadne toode siis või? Mehe laadne toode. Mul ikkagi vist on ikkagi figuur peab kuidagi olema, mis silma hakkab kõigepealt. Aga see siuke, ma ei ole nagu vist kunagi niimoodi käinud poes, et ma ei tea, kuidagi ei pane siukse asju tähele tihti.
vahest arvan. ega ma ka väga Prismas ei käi naise vaatamas, et sa käid ka marketis rohkem vist? ka market on parem poolt. no see on sul keskus, eks ole. Piima käid ostma ikka piima pärast, et nagu ei hakka seal nüüd naise piimariiult vaatama, mitte kuidagi. kui mõni torkab silma lihtsalt. nii, et siis, kui sa seda naist märkad, et tegelikult sa vaatad seda kogu pilti ja seda tunnet, mis sellest naisest tuleb, eks ole. Kui palju te kinnitate oma tähelepanu naise juustele? palju? no midagi võiks peas olla ikka, et kui ikka kiilakas on, et pole minu maitse, siis läheb juba mööda. Ma nagu mõtlesin täna natuke selle peale, et tõenäoliselt midagi sellist küsimust tuleb. Et kui naisel on minu arust mingid mehe omadused, siis ma lükkan ta juba kõrvale. noh, see, et kui naine on kiilakas, et sellel võib mingi süügi olla. Ei, ma saan aru, et see võib see süü olla, aga minu tähelepanu see ei tõmba, et. no esmapilgul jah. no ma leian, et ikkagi naine kui iga inimene, et seal peab olema midagi enamat kui lihtsalt juuksed või välimus. no jaa, aga kui sa nüüd lähed poodi ja siis vaatad, ohoh, et see on kiilas pea, et selles võib midagi erilist olla, ei ole. no seda ei ole muidugi. Tal on punane kleit, tal on kontsakingad, tal on suured kõrvarõngad, tal on tõeliselt, ta on nagu naine ja ta on kiilakas ja sa kõnnikas mööda. Võt jah, siis võib olla ikka. aga juustest samas ju sa loed välja, minu jaoks näiteks isiklikult on hügieen on tähtis. ja juustest sa loed seda väga palju välja ju. kui ta näeb välja nagu Saara Maara, no võib-olla kellegi nimi on Saara Maara, ma ei tea, sorry. aga sealt sa loed juba välja, on ju. kas ta teeb midagi sellega või ei tee. ja kui ta sellega ei tee, noh, siis okei, võib-olla see pole minu nagu suund. no see on samamoodi, et ta võib ka tulla kuskilt töölt tuleb aina päevle pigistanud. ei no aga punase kleidiga ja mis saabastega kingadega kontsel see ei tule kuskilt. aga samas on see tööd, jah, loomulikult. erinevad tööd on. et siis ta ei ole sel hetkel samamoodi poes ju. et me ei saa nagu niimoodi võtta kõike üks-ühelt nagu, et no, nagu me tahame. aga noh, need on nagu praegu, mis me räägime, et on poe esmapilgud, mis me näeme. see peaks olema kogu täispilt peab olema, kõik peaks olema juuksed ja keha, kõik asjad kokku. ehk siis talvel naisi ei vaata, sest nad on kõik paksult riides. kevadeti. vaatab silme ainult. jah, kevadeti siis, kui lehed või luuad lehte lähevad. aga. tegelikult siin aasta aegadest hakkas juba rääkima, võiks nagu lühidalt tuli mõttele, et naine on tegelikult nagu terve aasta ringi, lühidalt kokku võtta. et kevadel teed lähevad voolama, kõik läheb õitsema, siis naine nagu voolab, õitseb, lõhnab, on värske. siis järgmiseks tuleb suvi, kuum, seksikas, väga timm naine on. siis läheme sügise poole, siis ta on sihuke materiaalsem, toimetab, et varab mingi seeni, marju, purki, et oleks tulevikus ja raha ja siis noh, tuleb ilus valge lumi, talv ja naine on külm ja kõrk ja paugub nagu pakane. paugub nagu pakane. et see ongi nagu lühidalt kokkuvõttes kogu naise olemus. 4 aasta aega meil siis aasta ringi. kas mees võib naisesse armuda ka siis, kui ei ole sellist füüsilist tõmmet? ei või põhimõtteliselt. pigem mitte, ma arvan. vast ka mitte, jah. ei. aga kas selline hoolitsetud naine, noh, meil on, eks ole, tänapäeval me räägime palju võrdõiguslikkusest on ja naised on hästi iseseisvad. kas selline iseseisev, iseteadlik, enda eest hoolitsev, selg sirge kõndiv naine, kas see võib ka mehe jaoks hirmutav olla? sõltub, kuidas ta ennast nagu näitab sellele mehele ju. kui kogu aeg näpp püsti käib nagu Führer, et mina tean, mina ütlen, mina teen, on ju. et kui ma ütlen hüppa, et siis mees peab küsima kui kõrgele, mitte et miks. et siis see hirmutab. ma arvan sama see, noh, mingis mõttes on see sama asi, et kui tulevad need mehelikud iseloomu omadused, et siis nagu minul tekib see kõrval. näed, kus kohas on see iseseisvus. jah. et ütled, ma olen viskan autole talverehvid all, istu, et ma ise.
see läheb juba nagu rohkem nagu mehelikult. no just, ja siis lõpuks. nagu mehega koos elama juba. jah, ja lõpus siis sa tahadki õhtul seal, ma ei tea, vähe sussi-bussi seal on, mõtledki, et küsid, et kuule, kas rattad ikka tõmbasid kinni autole? me jõuame siis. see ongi see, et võiks lasta nagu jah, olla kuidagi teistmoodi. noh, eks tänapäeva ühiskonnas on paljudki läinud ka seda, et paljud naised ongi nagu tugevamad, iseseisvamad ja enesekindlamad kui paljud mehed, et mehed on absoluutselt nii pehmoks muutunud. absoluutselt, aga see ongi see, et ega see kellele kes on ju. aga sellele sobibki juba siuke naine just. ja absoluutselt. kamandab teda, ta teab, mis tegema peab, on ju. nii. ise ei oska otsustada midagi juba. nii, see on sama nagu töötegijatega ju. on olemas, kes ise mõtleb oma peaga, mida ma peaks tegema. on see, kes teeb siis, kui sulle ainult öeldakse, et tee seda. samamoodi on ka, nii. aga tuleme nende naistele tagasi. et te olete sel määral, kui siiski nii vanad mehed juba, et teil on kõigil vähemalt 1 või 2 pikemat suhet selja taga. ja kui te mõtlete nüüd seda, kuidas teie täna naist näete ja milline naine teie tähelepanu võidab, siis kui palju te oskate öelda, et kui palju seda teie naisideaali on mõjutanud erinevad suhted erinevate naistega läbi teie elu, et see, milline suhe teil on teie emaga, kui on õed, teie pere, et kui palju teid elu jooksul ümbritsenud naised on mõjutanud seda, milline see naise ideaal täna on? kas nüüd teadlikult, aga kindlasti on seda mõjutust olnud päris palju. et minu ema on hästi korraarmastaja olnud, kodu on alati korras olnud. mulle meeldib ka selles suhtes, kuigi mu naine võib-olla vahest läheb võib-olla liiale, aga mulle meeldib ka see, et meil on kodu alati korras ja kõik on nagu tipp-topp, et nagu see pool. aga ma ei tea, kas midagi muud veel oleks nagu niimoodi välja tuua. ma ei tea, mina endale paralleele ei tõmbaks vahele endale. 2 eri asja minu jaoks nagu. mitte, et mul ei ole tähtis mu õde ja mu ema, loomulikult on. aga minu nagu tee on minu tee. ei tee nagu valikut. aga see, et milline su see naise nagu, millist naist sa endale tahad, et kas seal on midagi ühist? kui palju see mõjutab, et noh, et kui sul on, kui ema on selline, kes on püüral kodus on ju, et noh, et kuidas see mõjutab seda, et milline see sinu naise ideaal on või kui sinu ema on näiteks hästi selline, kes koob ja küpsetab on ju, et. võib-olla see ongi see, et võib-olla kuskil alateadvuses see on, aga niimoodi ma küll ei oska kohe öelda. noh, õe koha pealt võib-olla jah. selles mõttes, et õel on üks asi, mis mulle hullult meeldib nende pere juures on see, et oma kaaslasega ta on nagu üks meeskond kogu aeg. et vahet ei ole, mis on. siis kui on vale, koos on vale ka. et nad ei ole kunagi niimoodi, et kuskil seltskonnas on omavahel veel hakkavad võistlema või võitlema. aga nii peabki olema. noh, see ongi üks meeskond, noh nii see olekski tegelikult õige. ei no mõtle, mul oli näiteks, ma ütleme, et mul ikka ema ja õde nagu nad hoolitsesid kuidagi hästi, mul oli väike vend õele. ja siis ma ei tea, see on nagu täitsa okei, nagu kui siin tundub nagu, et naine ka nagu mingil määral hoolib ja hoolitseb nagu. no see ongi normaalne vast. see nagu. nüüd, nagu ma ütlesin, et teil on kõigil vähemalt 1 või 2 pikemat suhet juba selja taga, et kui palju need erinevad lood, mis teil on olnud, kui palju need on mõjutanud seda, kuidas te täna naist vaatate? mina vaatan hoopis teistmoodi nüüd selles suhtes, et mis on vanasti oli, ma arvan, et kui ise oled kohe mingis teises kohas juba õiges kohas nagu, siis võtad seda kõike teistmoodi nagu. no mina võin öelda lühidalt, et mul on nagu üldse nooremana esimese suhteajalise olid mul väga siuksed ratsionaalsed vanad mallid, et naise kohta köögis ja nii edasi, aga siis peale lahutust, kui ma hakkasin iseendaga tegelema, siis ennast leidsin, et siis on väga paljud asjad nagu muutunud ja arusaamud naistest nagu palju muutunud. Need on nagu palju muud asjad ikka olulisem. Et ainult köögis ei pea. Võib magamist oskada? Jah. Ma arvan, mul on ka nagu see, on see nagu, ma ei tea, kas
võib-olla eelnevate suhete pealt oled nagu lihtsalt teadlikumaks saanud, mis sulle nagu seal eelmises ei sobinud, siis noh, aga no ma ei saa nagu samas öelda, et ma nüüd, et uude suhtesse läksin, et siis, et mulle need asjad ei sobinud, kuule, kas sul siuksed asjad on, et mulle need ei sobi, et niimoodi see nagu ei läinud, et ma ei tea, võib-olla siis mingi alateadlikkuse pealt siis tegid seda otsuset lihtsalt, et see ja mul oli hästi suur uskumus, et see, et kuidas see vanasõna oli, et tuleb uus ja hullem. Et mina ikkagi ka kogu aeg kartsin, et tuleb uus ja hullem, aga õnneks on läinud, et uus on aina paremaks läinud, et mingi areng on toimunud, siis järelikult sealt on midagi mõjunud ka. Võib-olla rohkem tähele oskad panna nagu seda, et mis on ennem nagu ärritanud või mis nagu ei meeldi. Kiiremini teha mingisugused järeldused ära. Et noh, nii enda poolt kui siis võib-olla kaaslase poolt, et kui nagu kogemused võtta. Aga lõpuks sul ikkagi jookseb mingi asi pähe, siis on ikkagi silmad on kõverad ja kõik. Läheb vana rada edasi. Millist naist mees tahab? See on ju jälle sõltuvalt mehest. Mehed on ju samamoodi. Igav ei tohi alla. See on kindlasti. Mis asi tohi olla? Igav. Et kui läheb ikka igavaks, siis meil peab ikkagi põnev olema. Ma nüüd nagu harin ennast teistmoodi, ma katsun oma ellu põnevust teistmoodi tuua. Et kui ka kodus läheb liiga rutiinseks, siis ma käin kuskil põnevust mujalt saamas. Ruudukaid vaatamas. Kas või? Siin vestleb. Põnevus see. Okei, põnev peab olema. Keemiad peavad sobima. Aga see ongi see, et mingid mehed tahavad endale sükest naist, et koju tuled, siis hakkad kõndima nagu sõjakoolis. Osa tahavad teisi. See on nagu väike fetiši moodi. Võimalik, aga neid on ka olemas ju. Ei, kindlasti on, aga see ei ole. Naine peab olema selline, et sa tahadki temaga koos olla. Ta ei pea ainult naine olema. Ta peabki olema sul kõik asjad seal sinu kaaslane. Küsin sedapidi, et mis on see, mida naine toob mehe ellu? Mis see naine annab teile? Kõike. Seksi, kas siis kõht on täis. Annab Pesu seksi, on annab pestud. süüa, peseb pesu. Jah. Teil on vähe sama idea, sul oli muutunud see, et sa ütlesid, sa ennem arvast ka, et naine peab köögi. Vaheta kohad ära. Ei mitte peab olema, aga noh, see üldjuhul kipub olema, nii et see tuleb sellega kaasa. Tegelikult on siin see ka minu arust, et üks ei toimi ilma teised ja teine ei toimi ilma teised, et mees ei toimi naised ja naine ilma mehed, et naine, mis need õiged sõnad nüüd on, et tõstab meest nagu igat pidi nagu ülespoole ja samamoodi mees tõstab ka naist, et teistpidi, et see on nagu väga oluline ja üksi on nagu raske seda teha. See on väga õige mõte, ma käisin eile õhtul kodus vestlust oma abikaasaga, et mina tõstsin küsimuse, no ma olin vähekene löödud asjadest ja ma kogesin, et minu abikaasas ei ole just praegu piisavalt alfa meest minu jaoks. Ja mul oli raske seda vestlust alustada, sellepärast, et mina tunnen, et kui ma ei saa mehelt seda kogemust, et mehes on piisavalt alfat, et järelikult minus ei ole piisavalt naist tema jaoks. Ja siis mul on seda vestlust raske käia, et tegelikult on nagu viga minus, et kui mehes ei ole piisavalt mees, siis järelikult minus ei ole piisavalt naist. Aga said vastuse kätte kohe, jah? Sa ei pidanudki mehega vestlema? Ei, ma vestlesin siiski. No. Et selles mõttes on, see on õigus, vaata, see on just see, et mees toob naisest selle naise välja ja naine toob mees selle see ongi see, see on siuke ilus jutt, aga ega ma siis sellel hetkel niimoodi ei mõtle, et või nüüd ma hakkan selle naisega, siis ta tõstab mind ja mina tõstan teda. See ongi, seega sa ei pea mõtlema seda, et see peaks nagu iseenesest mõtlema võib-olla ootust sellest on, aga samas kui sa koju lähed, sul on naine kodus, siis sa mõtled, kurat, see on minu naine. Sul on mõnus koos istuda, et kuule, ma ei tea, teeme midagi, lähme kalale. Toi, lähme. Sa tunned ennast mõnusalt. Sa oled hommikul ära,
küsid, et kuule, kas sa võtad ka teed või kohvi või võileiba, teed naisele samamoodi ja siis paned tööle. Sa oled, ma ei tea, 10 korda rohkem võimu täis, sa tunned ennast mõnusalt. aga see just ongi see, nii, räägin, ja see ongi see, et sa laed üksteist nagu akut. Ja naine annab sulle vastu sama. Nii, ja samas sa saad selle potentsiaali kätte, läheb auto tee peal tuksi, ütlen vihma sajab, ütlen naisele, et kurat, ma ei hakka seda auto abi ootama, ma olen vahetan selle ratta ära. Siis naine tunneb, vot see on minu kuradi härg siin. Tema läheb vihmaga, läheb, mis sest, et porin oled, no. Poogel, ma lendan ka poriseks ennast. Ja see ongi see, et see koos veereb see asi. See on minu arvamus jällegi, et. Ja, eks ta nii on. Nii. Okei, et ütlete, et kui ma küsin, et mida naine annab mehele, mida mees vajab naiselt, on seda koos veeremist. No ikka jah. No koos veeremist või tunned seda, et ta annab olla mehel mees, on ju. Mees ju tunnetab seda. Kas te nõustate mu väitega, kui ma ütlen, et naine toob mehe ellu pehmust? Kindlasti ka seda. Seda toob kindlasti, jah. Ikka nõustab. No vast ikka, jah. Olen ikka naine on nagu, selles suhtes ka. Ta peab ise naine poole kästi ka siis nagu kõrgne. Kui sa koos kombaini parandad kogu aeg, siis õrnost ei tule. Ma kuulen kogu aeg, teil tuleb nagu läbi see sükene, vähe sükene nagu, et seal taustal on kogu aeg mingisugune macho naine, et kas teil on nagu aga tänapäeva ühiskonnas ju on praegu see, et kõik üritavad olla võrdväärsed, on ju. Et ma ei tee mitte, võib-olla ma ütlen valesti, et sorry, kellegi valesti. Aga võrdväärne, miks peaks üks naine võistlema oma mehega? Aga miks teil nagu nii hirm sellest on? Aga see, kogu see ühiskond läheb sinna suunda. Aga mis siis, et see ühiskond läheb? No aga siis ongi lembitute sõid, et aga mul ei huvita mind see mehega koos õhtuti teleka vaatama. Ja, aga miks see teil, et kas teil on kõigil nagu mingi kehva kogemus, et kõik on nagu mingi matša naise otsa sattunud? No kindlasti kõik võib-olla on kogenud või näinud või kuulnud. Aga hirm on. No ikka on, jah. Mis hirm on küll teha? Matša, mis sa mõtled selle? Matša naise alla. No see, et see, kus naine tuleb, ütleb, et nüüd lähme koos kombaini parandama, eks ole. See meheliku, teil on kõigil hirm sattuda meheliku naise. Kuskil me kuulsime ühest naisterahvast, kes ütles, et tema mees vaatab hea meelega telekat ja tema paneb põrandaliiste või midagi sihukest on ju. No ma ei tea, kui mulle tuleks keegi ütlema, et kuule, kus sul see naelapüss on, ma panen põrandaliistu. No ma arvan, et me ei valiks ka aga mulle jääb selline tunne, et teil on ka hirm see, et isegi kui ma praegu valin selle naiseliku naise, mis siis, kui temast tuleb selline mehelik, mis siis, kui temast tulevad selline mehelik? Aga temast tuleb siis selline, kui sa lased sellel juhtuda. Kui sa ei ole ise piisavalt härg. Just, kui sa ise lased sellel juhtuda. See tähendab seda, et te kogu aeg olete selle pinge all, et ma pean olema härg. Kas pingutama selle peal nimelt peaks üldse, sellepärast see läheb ju loomuliku viisi? Mina ei usu, et tegelikult mingi, ütleme, sa võtab mingi normaalse naise on ja siis see järsku kasvab mingi meheks välja nagu see. Ma ei usu seda. Sa ikka näed, kui sa ise ikka ei lase, kui sa ise oled seal, istudki seal sohva peal ja midagi ei toimu. No siis ta on ikka mehelik naine ikka. Kas see naine nii kauaks üldse jääb sinna kõrvale, et ühel hetkel, et kuule, hea küll, vaata see telekat, ma lähen lõhun puud ära väljas, et ma saan aru, et seal tais võid eksida, eks ole, et kes on. Siin sa ikka näed ära, kes on ikka mehelik naine, kes naisek naine. Sest mehes on ju loodud tegelikult nagu, ütleme siis alfa isaseks on, et siis ongi see naine on kodus see ninnu-nännu, kes on see pehme pool, nagu lasteaiast on õpetatud naised on, millest on tehtud suhkrust ja maasikavahust. Eks mehed on metallist ja kruvidest ja 6 muutritest. Aga ja kui sa nüüd hakkadki panema kokku, et mõtlen, naine ütlebki, kuule, teeme selle kombaini korraldatud. Aga kui see on roosa kombain? Ma ei läheks ise tegema seda, kuigi tegelikult fun oleks ju. Nii. Et see on kuidagi nii teistmoodi, et naistega meestest rääkida on nagu, meil on nagu selge pilt sellest, et mis ja mida, aga et naistel ei... Ta ütles lihtsalt, et vait olla. Ta on nii palju räägi. Meie teate, järgmine kord me teeme sellised lepingud, et salajutte köögis ei räägita. No ma pärast ütlen, mis see jutt oli, see ei olnud midagi salajutt. See on kaamera kõlbulik. See oli, et ütle vahepeal viiks. Ma küsisin Atsi käest, kas tahab mul naiseks tulla kombaini. Kui ma roosa kombaini. Nii, et sa ei pea praegu vastama.
kaamera. ma ütlesin jah ära. see on see järgmine saade. ma näen seda pilti oma silme ees juba, et see roosa lilled on peale leebitud, kombain läheb. Ja siis see bunkeri vilja teist saab siis jälle kollane vilkur panema, vaid 2, kus valged kõrvad tõusevad üles. Kollane kuldne viil. Läks film sõitma. Tuledele vikadripsmed. Läks edasi. Jah, ei ma mõtlen. Niiva kombain peab olema, vana niiva. Ma mõtlen sellest võrdõiguslikkusest ja partnerlusest, et ei, loomulikult ma ei tahtnud alavääristada naisi, et võrdõiguslust, et ei, mitte seda ma ei mõelnud. Ei, ma mõtlen seda, et seda võrdõiguslikkust ja partnerlust, et me oleme kõik Soomes elanud mõnda aega, eks ole, me oleme kõik tajunud seda erinevust siiski eestlaste paarisuhete vahel ja millised on siin see kohaliku kultuuri paarisuhted ja mina ise näiteks oma paarisuhtes kogen aeg-ajalt, et minu abikaasa võtab mind natuke nagu liiga nagu võrdõiguslikult et nagu kamraadina ja ma lähen nagu jumala käima selle peale, sest mulle nagu ei meeldi see, et mis te sellest kui ma juhtusin mingit dokumentaali vaatama vist ja siis seal arutati Soome naistest, et miks Soome naised on näiteks sellised just, et mehega nagu võrdselt tahavad olla kogu aeg. Ja seal mingi tegelane rääkis, et see on teisest maailmasõjast tulnud. Et kuna mehed kõik olid sõjas, tegelesid selle sõjatandriga, siis naised pidid hästi palju ise otsuseid tegema. Ise palju ohjad oma kätte võtma, peret hoidma, ma ei tea, maja. Samamoodi oli ka Eestis. Sealt on võib-olla tulnud see. Selle üle me isegi, kus ükskord siin naistega arutasime, et aga midagi on selles mõttes meie kultuurides läinud teistmoodi, et samamoodi Eestis on olnud pikalt see, et naised on pidanud ise otsuseid tegema ja naised on... Jah, nemad ju rängalt rügasid tööd teha, kui mehed ära olid, eks. Aga kui Toots, see Tõnisson, kes läks kelle käest, kui Kiir läks Tootsi käest raha laenama, siis Toots küsis ju teele käest, kas me anname raha, on ju? Samas on see, et ega jah, just. Aga samas on see, et ega sa võid olla ükskõik kui kõva mees või kõva naine. Aga kui sa saad kellegi käest kinnitust enda ideele näiteks, on ju. Või enda lähedaselt veel seda enam, on ju, see ju võimendab seda. See ongi see, et sa tunned, et ahah, sa oled samas paadis minuga, et sa oled ikkagi üks punt olema. No oota, aga ma arvangi, et see kunstükk on see, et kuidas leida see tasakaal niimoodi, et me ei kohtle teineteist täiesti võrdväärsete partneritena, et me oleme nagu semud, et me oleme nagu kamraadid, vaid see, et me siiski samal ajal me hoiame seda tunnet, et me oleme samas paadis, meil on koos fun, me teeme koos, me lähme sinna kalale koos, on ju, olgugi, et võib-olla ma ei taipa kaladest mitte midagi, on ju. Mina käisin abikaasega koos jahil, täielik õudus, ma pidin mingi kell 5 üles tõusma, mis ei ole minu teema üldse, on ju, aga ma läksin ja tegin taga seda koos, nii nagu ta tuleb minuga koos mingid sükst asju tegema, mis ei ole tema teema üldse. Aga samal ajal, et me teeme asju koos, me oleme nagu kamraadid, aga samal ajal me hoiame teineteise naiselikkust ja mehelikkust, et tasakaal selle vahel leida. See on kunstükk minu sinus. Jah, aga ma arvan, eks need mängureeglid tuleks alguses kohe paika panna. Et mida keegi tahab saada. Ja kui sa ausalt alguses kohe alustad, nagu siis ei ole ju küsimust, et kuskil eksisid. Või teises nägid midagi teistmoodi. Noh, kasvamise läbi jällegi me veel palju muutume ja... Minu naine ütles, et need siuksed võrdõiguslikud võivad metsa käia, et temale meeldib ilus olla, temale meeldib naine olla, mulle meeldib siuke naine ja polegi nagu mingid... Nüüd kaalume seda, et kuule, kas autorehve läheb nüüd sina, et kumb on rohkem käinud autorehve rõhku mõõtmas, kas mina või tema, vaid et need kuidagi ikkagi on kujunevad sellised, et need naiselikud pooled teeb tema, mehelikud pooled teeb mina. Ja siis on ühised. Naisted või teemiste tegemised. No sinna ei saa minna, siis on, mis tööd on seal. Miks mees ei või süüa teha, miks ta ei võiks pesu pesta? Naine on ikkagi on see õrne pool alati ja nii ta peaks olemagi, et mees peaks tundma ennast tugeva ja kaitsjana ja ürgse kütina ja siis naine on see, kes on see korilane ja õrn ja hell. Kui me siin naistega rääkisime meestest, et milline peaks olema mees, ma kirjutasin üles, mida me naistena leiame, et mees peab olema tugev, gentleman, rahaasjad peavad olema korras, mehel peab olema tervislik eluviis, mees peab olema lõbus, seiklusjaanuline ja õpihimuline. Kas need samad omadused pädevad ka, et
kuidas. no ma kuulasin seda podcasti ja siis ma mõtlesin, ma kõiki teid ei tunne, aga kõik iseloomustasid mind millegi pärast. mis asi tähendab raha asjad korras? No selles vanuses nagu me siin kõik oleme, et on juba, kes on pankroti läbi teinud ja kes maksab 3 naisele. Mina olen teinud läbi, selles mõttes on korras. Jah, aga vaata, me oleme ka seda põlvkonda, et paljud ei ole õppinud rahaga ringi käima. Siin võib-olla oli rohkem see mõte ka, et naine ei pea hakkama meest üleval pidama, et meest tuleb oma asjadega ise hakkama, et saab oma üürid makstud ja poest toidu lauale ostetud ja et kas sa juures ei ole nagu see, et aga kes et tal ei pea olema selline miljonid kuskil rahakotis, et naine istub kodus ja on ilus lihtsalt, et ongi samamoodi meeskonnatöö nagu. No ikka jah. Aga kes kohvikus maksab? Ikka mees maksab. Mees ikka jah. Kes kutsub, see maksab. Kes kutsub, see maksab. Kui sa ikka läheb naisega ikka, siis ma olen. Aga kui ma kutsun sind homme endaga kohvikusse, kes siis maksab? Sina maksad. Minu ja sinu kohvi mõlema maksab mina? Ei. No viisakas on ikka, kui mees maksab. Ei ole. Aga ja võib-olla siin Soomes on juba teistmoodi hakata minema, ma tean, makstakse pooleks ka ja maksavad naised. Ma olen ka niimoodi käinud kohvikus, kus naisterahvas ütlebki, et mine ära, ma maksan ise oma kohvi. Aga kuidas te tunnete ennast sellisel hetkel, kui naine... Halvasti hetkel. Ma ei taha kunagi enam minna sinna kohvikusse. Selle naisega ka veel. Mis asja? Kui naine ainult maksab kogu aeg kinni nagu. Kuidas sa tunned ennast, kui on vaja maksta ja naine ütleb, et mina maksan? Ei, nagu ta väga tahab, ühe korra võib maksta, aga tegelikult ikkagi peaks mees maksma. Ega mind küll ei eeriks, las ta maksab, kui tahab. No ma ei tea, mul on küll tunne, et olen naisest muidugi. Et pidevalt tõmmatakse sind avalikus kohast, tõmmatakse sul nagu püksid jalast ära, et pigem mitte. Aga täna, kus me räägime, ma tulen uuesti selle võrdõiguslikkuse juurde ja me räägime sellest, et me tahame, et meil oleksid võrdsed palgad. Kui mina saan rohkem palka kui sina, näiteks, ja ma kutsun sind kohvikusse. Nii, no ikkagi see käib mingil määral mehe au pihta ju. Sellepärast, et mehed on ju need nii-öelda siis. Jah, et no kuidas see välja on, kutsud nüüd kohvi. Nii, ole hea, räägi mulle, palju sa palka saad? Sa saad rohkem, kuule sa maksad. Ei ole. Oleks ma teadnud, et sa nii palju palka saad, oleks hoopis teise restorani valinud. Kui palju teil tuleb naistega rahast reaalselt juttu? Kui palju naised tunnevad huvi, et noh, kas sul on nagu vara ja kas sul on, kas seal metsa on ja kas kui vähe palk sul on, kui palju naised tunnevad huvi selle vastu? Tänapäeval, kus suures on hästi palju seda. Aga see on ka sellest, inimesed on nii katki. Reaalselt lähed kohtama, tutvud, ma ei tea, Tinderis mingi naisega, lähed kohvikusse ja tuleb reaalselt nagu jutuks. Palju sa palka saad? Paljud on käinud raha peal väljas nagu, et... Ei ole siukest kogemust küll olnud kunagi. Ma olen ka kuulnud üldiselt, et kui ikkagi naine ikkagi tahab endale, kui ta tutvubki, ta tahab ikkagi saada materiaalselt tugevad mehest, ta ei võta niisugust puruvaest meest endale. Soomes on seda rohkem ju. Võtad ikkagi endale ju rikka mehe. Soomes on seda rohkem, kui seda on Eestis näiteks. See ei ole lausa 85% naistest pidi materiaalse kindluse pealt valima. Ma olen ka kuulnud inimesi, kes on öelnud, et kahekesi on lihtsalt odavam elada koos, mitte see, et mind ta huvitaks. Et on selliseid ju küll olnud. Mitte küll olnud, aga noh. Näidult veidub, Kas on mingid sellised sõnu või mingeid asju, mida mees ei taha mitte kunagi, et naine ütleks? Ots võib tuua ühe ja näite. Mida? Kuidas see oli, kui väljaminek oli? Ma olen käinud. No jah, see ongi nüüd see koht, kus on naiselikkus. Väljalikkuse koht on ka, jah. Et kus on nagu naiselikkus ja kus on see, et kus võib mõne sõnaga kõik asjad nagu kokku jooksutada. Et oli ka plaan mingi kinno minna, see on mitu aastat tagasi. Kinno minna, kõik sai kohvid ära joodud ja siis, et hakkab minema. Siis naiste rahvastus laus püstis, ma olen käin kusel ja siis kohe lähme. Kuhu me lähme? Nagu selle hetkel tuli nagu keegus pulti võetud. Stopp. Kõik. Ja sinna, need asjad jooksevad. Kino oli siin. No just. Et me ei ole kamraadid, me ei ole koos jahil kuskil metsas, et kuule, võtame padrunivööd, ma käin kusel. Ma isegi, ma ei ütle seltskonnas kunagi, et ma olen käinud kuradi kusel. Et noh,
et semmudega koos kuskil oled veel. Jah, sa valid ikkagi oma seda. Saunas või õlut juurde, et siis saad öelda, aga niimoodi kui naised ka on, et siis. Sa tõmbad kohe vee peale sellega. Jah, absoluutselt. Okei, see oli küll väga, see oli väga värvikas ja väga äärmuslik näide, et aga aitäh jagamast. Et mis võivad olla sellised sõnad või sellised teod, mida ära kunagi lase mehel kogeda midagi sellist? Jälle võib-olla kogemustest kõigil on erinevad, kui sa midagi, kui sa oled kellegiga koos, no ikka elus läheb ju midagi viltu, midagi läheb hästi. No ja siis on see, ma ju ütlesin sulle, mina teadsin, ma ju ütlesin. Või teine, mis on nagu see, mis mulle kõrva otsad tuliseks on see, tead, me peame tõsiselt rääkima, fuck, kõik mul jookses kogu sõnavara kokku. Ma harjutan seda, me oleme praegu abikaasaga 6 aastat koos olnud ja me jätkuvalt harjutame seda. Räägite tõsiselt või? Ei, mitte me räägi tõsiselt, vaid see, et ma, kuna ta unustab, noh ta lihtsalt reaalselt unustab, et siis ma pean nagu aeg-ajalt ütlema, et sellest me oleme rääkinud ja iga kord, kui ma ütlen seda, et me oleme sellest rääkinud, siis on sügav vahe. No jah, aga see, et kui öeldakse, et me peame tõsiselt rääkima, siis on sul juba teada jaos, et sealt ei tule mitte midagi head sinu jaoks nagu enda jaoks. Et seal peab valmis olema nagu, sealt võib tulla siiani. Ja siis seda öeldakse üldjuhul hommikul, enne kui sa tööle lähed. Ja terve päeva sa ketrad seda. Sa jõuad kõik ära mõelda maailma asjad, mis asja sa teises klassis tegid või ütlesid kellegile, need tulevad meelde. Ja tegelikult ja siis tuled õhtul koju. Mul autos mingi tuli põleb ja ma ei saa aru, miks see tuli põleb. Ja siis õhtul tuled koju ja siis öeldakse, ma sõitsin autol tagatule eile parklas puruks. Siis mõtled, mine persse. Ausalt. Et miks sa kohe öelda? Terve päev. Aga mõtle, kui raske sellel naisel võis olla rääkida sellest, et koguma ettevalmistama. Aga siis see naine peaks mõtlema ka seda, mida see mees suudab välja mõelda terve päeva jooksul. Ma võin 5 inimesele öelda väga sitasti. Sellepärast ma olen nii üles kedratud. See 5 inimest ei saa hästi öeldud. Noh just, et kõik siuksed asjad. Ma pean siinkohal küsima, et kui sa näed, et mingi jama on ja sa küsid, mis on ja kui naine ütleb, et ei midagi. Siis on kõik tuksis nagu nii. Mis siis toimub mehe peas? No siis hakkad samamoodi otsast. Samamoodi ketrab, jah? Ei, mulle ei ole, ma tean, et siis järelikult on midagi, aga ma täna lasen meelega, ma lasen tal ollagi. Ei ole midagi. Sa saad aru küll, et on. Ei ole midagi, no kui ei ole midagi, siis ei ole midagi ja lasedki selle niimoodi, et las ta siis tunneb, et ei ole mitte midagi. Aga see ei ole veel kõige lõppum asi. Selle mõttes see on veel leebem, kui oleks täis vaikus, siis oleks maailma lõpp. Vaikuses on ka vahest päris hea olla. Ei, seda ma ei väida vastu. Ikka kõike näha positiivselt. Minule kunagi üks meesterahvas ütles, et kõige hullem asi on vaikus. Ta ütles mulle, et tülitse mehega palju tahad ja sa ütle, viska saldrikuid, mida iganes. Aga kõige hullem asi, mida naine mehele teha võib, on see, kui sa oled vait. See on eriti siis, kui sa oled riius oled, vaat üks pool on karjub ja lõugab on ja siis teine on vait on. Siis on ka nagu väga pilt on häält ei ole. See ongi see teadmatus. See sama asi, kui sul hommikul öeldakse, et me peame rääkima ja siis visatakse toru ära, näiteks tuut on ja siis sa hakkad patrama. Kuidas mees suhtub sellesse, kui naine toru ära viskab? Mitte väga hästi, aga eks sellega harjub ka pika peale ära. Nii kaua, kui tal on see toru, mida ära visata. Kui naine viskab mehe uksest välja, kas siis mees peab bussipeatusesse kõndima või aknast tagasi kõndima? Sõltub, kummal pool naine seisab. Naine aknast tagasi tuleks, aga mees arvatavasti läheb bussi peale. See sõltub ju, kummal pool ust naine seisab. Ära tee asju keeruliseks. Et reaalselt, kuidas on? Miks ta viskab välja siis ka nagu tuleb? Ja kus kohast ta seda välja viskab? Oma emotsioonides. Naine, eks ole, naises on rohkem emotsiooni kui... No see oleneb, kui palju sa naist tahad ka jälle, mis seis su naisega on. Ma arvan, et see mingis mõttes on vaata seda, et ei ole mõtet sitta torkida selle paisema, et sa pigem lased sellel nagu oma ette olla. Lased selle naisel need maha raunada. Nojah, et sa ei, nagu see vanarahvas ütleb, et ühtegi suppi ei sööda nii kuumalt kui keedetakse. Lased asjal maha jahtuda ja eks see ongi see hetke otsus, mida sa teed. Ja eks siin on ka see, et naine vaat jälle ootab, et mees ronniks aknast sisse tagasi ja hakkaks et saaks edasi toimetama, aga me tavaliselt üldjuhul, ma ei tea enda. No aga see
jah, see võib lõppeda jälle hullema asjaga peale, hakkad tagasi hakkamast ronima, on ju, et mida sa ronid raisk on ju. Ja kui sa ei lähe sinna, no miks sa raisk ei roninud? Kellegil oli see lugu, et ta oli reaalselt läinud aknast tagasi sisse? Keegi ei võta omaks. Ma ei mahu sisse. Kõik jäävad teisel korrusel ka vähemalt või kolmandal. Aga okei, aga rääkige sellest, et mis paneb mehe sulguma? Ma arvan siis, kui saad aru, et sind reaalselt ei kuulda. Mitte ei kuulata, vaid ei kuulda. Et sa võid rääkida palju tahad, aga see jutt ei vii mitte kuskile. Teist inimest ei huvita näiteks, see me sa räägid. Viisakusest kuulab su ära ja kõik. Siis ongi see, et tekib mingi hetk mõte, et nagu millaks. Ja mul vist on ka pigem see, et kui tekib see, et sest aru, et naine ei mõista siin. Mul on nagu ka korduvalt olnud, et ma küll võtan endale nagu selleks natukeseks aega. Et just hiljuti oli ka mingi, ma nagu üritasin asja selgitada ja see ei jõudnud kohale. Siis ma läksin tööle, kirjutasin ChatGPT-sse, et saada seda nagu õiget peeglit ja siis ma vaatasin, et ta 5 korda tegi minu tekstist vale järelduse, mida ma mõtlesin. Naiste jagas oli äkki. Ja võimalik. Ja siis ma mõtlesin, et no kui nii-öelda tehisaru ei saa aru, kuidas ma ennast väljendan, et kuidas ma naine peaks aru saama. Et siis sealt tekkis nagu see mõistmine ja siis ma nagu andsin sellel olla, raunes see asi nagu maha. No mul on olnud näiteks viimane, ütleme, ma isegi nüüd siin Heidiga koos olin, ma niimoodi olnud, et ma proovime nagu, ma proovin ta hästi kõik selgeks teha. Vanasti, kui me tuttusime taga, kui tekkis mingid lahkilid või kui ma nagu ise seletan, kui ta ei saa aru, siis ma proovin uuesti kuidagi omast arust nagu puust ja punasest teha. Et võimalikult saaks aru, mitte ei jääks niimoodi, et ebaselgeks, et midagi mingisuguse valemi ikka proovid ära rääkida talle ikka asjad ikka, mida mina mõtlen. Kui ikkagist aru ei saa, kas sa siis sulgud? No, ma ikka proovin ikka ära rääkida, et ei jääks niimoodi õhku see asi. Ja, aga vaata on inimesi, kes ütlevad poole jutu pealt sulle, et ma ei viitsi seda, ma nagu nii saa aru, ma ei viitsi. Ja siis üritad seletada midagi veel, tahad enda jaoks, et tahadki nagu lahti seletada. Ja siis öeldakse, et mida sa jaurad, mida sa jahud sellest ühest teemast. Ja see jääbki sulle sisse sinna. Ja nüüd see ongi seal samas purgis on ju. Seal on üks toode, siis tuleb järgmine, siis tuleb järgmine, siis tuleb järgmine. Ja üks hetk on see, kui see kaan ei lähe kinni enam. Mis paneb mehe sulguma? Tõmbab kaane kinni. Nöötab ära kõik asjad. Ma arvan, et kui korduvalt mingi asja koguneb ja lihtsalt eiratakse siin kogu aeg. Kui üks inimene tahab, nagu, ega mehi on samasuguseid. Ega ma ise samamoodi, ma võin arvata, et ma olen ingel, aga vaata ei tule tiivad lahti. See toetus kaob ära, see on ka kindlasti, et kui sul kaob nagu naise toetus ära, siis nagu mingis mõttes tekib see, et ma olen nüüd selle asjaga üksipäini, siis ma tegelen sellega üksipäini. Paljud vaidlused ju tekivad ka tegelikult sellest, et üks inimene ei oska nii hästi ennast selgeks teha teisele ja see teine ei lasegi selgeks teha. Selle mõttes, et kas sa katkestad selle jutu või ütled, see ei ole tähtis üldse. Aga see teine inimene jääbki sinna poole peale, ta tahtis tegelikult ju väljendada ja see riid tekib poolest arusaamisest. Ja teinekord võib olla ka see, et lihtsalt, et mehel ei ole sõnavara, et rääkida oma mõtetest, et olen ise kogenud seda, kui abikaasal ei ole, et kui tahad nagu, et okei, et mingi asi on vaja ja mis iganes on mingi probleem on ju ja et kui mehel ei ole seda sõnavara, et oma mõtteid ja tundeid väljendada, et ma jõuan jälle sinna, et me oleme seda põlvkonda, eks ole, et ma olen olnud olukorras, kus ma olen küsinud abikaasalt, et okei, et oled sa vihane või kas sa tunned nii või tunned sa naa ja siis ta ütleb mulle, et jah või ei on, et välja saada, et kui tal endal ei ole neid sõnu lihtsalt. No need sõnu pead ka filtreerima vastavalt olukorrale, kui terav see olukord on. Sest iga sõna võib olla sinu jaoks jälle uus teema, uus probleem. Kõik, mida sa ütled, võidakse kasutada sinu vastu. Ja vahest ongi, mina olen kasutanud sellist taktikat, et lihtsalt võib-olla mõni ütleb, see on ülbus, aga tegelikult ei ole. Lihtsalt olen vait ja kui ma ei suuda midagi enam öelda, ma tõusen püsti, lähen minema, ütlen, ma lihtsalt hetkel ei taha sellest rääkida, lähen minema
ja mitte see ei ole ülbus, vaid ma kaitsen sellega seda olukorda. Et ei ütleks sellised sõnumid, mida pärast enam tagasi ei võta. Sõnu ei võetagi. Sa ei saa pärast enam neid tagasi võtta, oma ütlusi või mõtteid on, sa lihtsalt jääd vait, lähed minema, lähed jahtud maha. Paari tunni pärast on hoopis teine asi. Kas sa lahendad ära selle asja? No üritan kindlasti. Õhku ei tahaks nagu jätta seda, aga see ongi see, et kellega sa üritad seda nagu lahendada. Kui sa lähed uuesti hakkad rääkima, siis kui sul öeldakse, et jälle sa hakkad pihta, on ju. See tõmbab järjekordselt sulle koti pähe. Selle jaoks mina leidsin hea lahenduse on probleeme lahendada sõnumi teel. See on nii, teine ei saa sinu mõttele vahele segada, sest et muidu seal minnakse nagu tihti kaitsesse. Sa ei saa oma lauset lõpetadagi, kui minnakse kaitsesse, aga kui mina näiteks, meil on mingi konflikti koht, ma kirjutan, ega tema ei teagi isegi, ta ei oska seda oodata. Ma kirjutan sellel hetkel, kui ma näen, et õige aeg on, kirjutan selle sõnumi talle, näed, meil tekkis see konflikt selle pärast, mina tundsin sellel hetkel nii ja nii ja nii, siis on võimalik see asi nagu lahti rääkida, nii et muidu hakatakse seal, teine ei kuula, et kuulata, vaid kuulab, et vastata, tekib see konflikt ja siis ei saagi seda nagu arutatud lõpuni, sest et mis on ka juhtunud, et naine arvab, et ta ta läheb nagu kaitsesse, ta hakkab kohe nagu kaitsma, aga ma ei taha, et ta kaitseb ennast, vaid ma tahan nagu selgitada talle selle konflikti põhjust. Ja et see nagu minu puhul aitab hästi. Ja kui see sõltub, kui tihedalt te vaidlete sõnumile, kui sa pool sõnumit kirjutad ära ja sulle juba vastatakse järgmine, siis see vastus enam ei katta seda küsimust, et järgmist on. Sa kustutad selle ära. Paarilist juba vahetama. Seda, kuidas konflikte tekitada ja lahendada, sellest me räägime teine kord, täna me räägime naistest. Et ma küsin sellise küsimuse, et mis on olnud sinu elu, tahaks küsida sinu valusam või teravam, ma tahaks väheke integreerida teed, aga mis on olnud selline eriline õppetund, mida sa oled naiste kohta saanud? Ära usu seda, mida sa näed. Et see asi tavaliselt ei pruugi olla see, mida sa näed. Meie vanuse selleks prillid ette panema. Roosad näiteks. Jah. Sügav mõtte koht. Ja ma mõtlen, kas on midagi sellist olnud. Sama siin, te ei oska nagu. Nii väga nagu ei ole. Mis on olnud kõige olulisem õppetund? Või mõtlen seda, et mis on kõige olulisem õppetund, mida sa oled saanud? Või kõige valusam õppetund? Mis sa oled naiste kohta saanud? No. Minul on see kindlasti, et ma arvasin varem, et naised on süüdi. Ja õppetund oli see, et kõik hakkab nagu minust endast. Et ma arvan, see on üks suuremaid õppetunde minu paarisuhetes olnud. Et jah, ma mäletan, must oli teine abielu läks laiali, siis juba hakkasin ikkagi mõtlema, et oota kurat, et äkki on viga ikkagi minus, mitte naistes, et ei ole võimalik, et vahetad naise ära samad probleemid piltlikult ja jälle lähed lahku, et siis nagu käis see. No see võib ka olla sellest, et sa tegelikult elad ju ootustes, et sa ootad, et nii läheks asjad. See alguses sa ootadki, et selle naisega on niimoodi, selle paarilisega läheb nii. Ja kui see mingi hetk hakkab teistmoodi minema, et see ei lähegi enne, siis on see pettumus sinu ootustes on. Ja viga ei pruugigi teises inimeses olla. Ja lihtsalt sinus enda ootused ei ole nagu olnud sinna suunda, mida sa mõtlesid. Ühinen ka nendega siis umbes. Ei tule endal midagi niks hetkel öelda. Pole ühtegi valusat õppetundi olnud? Arvan, et mingid õppetunnid on ikka. Kogu elu on valus. Üks suur õppetund. Ma küsin siis sedapidi, mõelge kõik, et milline naine on just sind mõjutanud kõige rohkem. Ja veel parem, kui oskad öelda, millega või kuidas. Joh, ei tea, need on küsimused. Milline naine?
see võib ka Margaret Thatcher olla, et või su, tead sa esimese klassi pinginaaber või sinu laste ema või kes iganes. Sabrina. miks mul kohe meeldus Java ja garaaž. Sabrina ukse peal suured postrid või mida ta olid. Postri pealt said teada, et siukese figuuriga peaks olema see naine. Millegi pärast need käisid kokku, need Javad ja need Samantha Foxid. Ühtset asja ei saagi öelda, et keegi on nagu rohkem mõjutanud, eks igalt ühelt. No need ei ole nüüd ka olnud niimoodi nagu Riiulus Prismas on ju, Prismas juttu oli. Et igast suhtest või igast inimesest tegelikult, igast tutvusest sa saad ju mingi killukese endale. Ja ise sa tead, mis sa sellega peale hakkad, kui sa hakkad endale kokku panema Legos, võib-olla sa saadki ükskord Lego kokku. Midagi sa ju saad sealt. Et päris nii ei ole, et ükski inimene suhe ei tule me ellu päris niisama, et igal asjal on mingi mõte. No jah, ma hommikust mõtlesin. Ma ikkagist keeraks vähekene, et no mõelge. Et öeldakse nimi välja, et kurat, see tegi niimoodi. Neid on olnud igasuguseid, no mitte igasuguseid, nüüd sõnamas, et ei ole nii olnud, aga palju nüüd neid, aga see naine, kellega ma olin koos Õllesummeril aastal 97 seal kohal. Kellega sa olid? Ma tahaks vaata nii õudselt nagu ma naisena arvan, et me õudselt palju mõjutame teid ja meil on jube suur roll teie elus ja me toome mingid pärleid teie ellu ja nüüd ma tunnen, et te ei mäletagi neid erilisi hetki. Mul on üks olukord olnud selline, kus ma läksin, me ei olnud kaua vist nagu suhteliselt pool aastat ja läksin Eesti korra käima. Me elasime koos, tulin tagasi, tema oli siin ja siis vaatasin, mingi tüüp istub mul köögis. Siis mulle pidulikult tutvustati, et see on minu seaduslik mees. Me ei näita lembita peale, ma näitan mööda. Et see on minu seaduslik mees. Ma nime ei nimeta neid on ja siis, et nüüd tema hakkab elama koos minuga siin meie korteris. Et me elame seal koos, sina hakkad seal elama. No. See on kõva kogemus. Jaa, et selliseid asju on võimalik. Kaua see? Sa ütlesid pool aastat oli ennem suhe. Pool aastat ennem, jah. Aga nüüd loomulikult sama õhtu see lõppes kõik. Aga lihtsalt... Ei kolin. Ei. Küll tapiselt igal ühel omad riiulid. Ei no me poleks saanud ju ära jagatud, et kuidas see nädalas on ju 7 päeva on ju. Kuidas me jagame siis? 3 päeva sulle, 3 mulle, kui kellel 1 päev siis. Vaba päev. Ei ole, või siis see... kolmekese koos. Jah, või selle eest, et kloppi anda, et libu mängib. Ei no järgmisel nädal oleks teisel 1 päev rohkem olnud. No jah, vaat sa oled alati leidad selle. Teed nagu lapsed nädal niimoodi. Nii, jagame 50-50. No täpselt, seda ma ei mõtlen. 50, ma siinkohal mõtlen küll seda, et Eesti mees on ikka nii reviiritundlik, et Eesti mees mingisse polüsuhtesse nii naljalt ei astu. Mis suhtesse? Need on välismaa sõnad, et... Ja, mul ka. Eesti mees oma naist ei jaga. No tõenäoliselt küll, jah. Milline jahimees oma saak ikka jaga. Ei no kui sa jõuaks ära süüa, siis ikka tõesti ma olen täitsa maha lasen. Ei no see kunagi on neid väljendus. Ma arvan, et siiski kipub minema pigem see, et ju see siis seda liha väga ise ka ei taha, kui seda teisele juba jagama hakkab. Ei no... Kõht on nii täis vaata. Aga kelder on olemas. Ja samas võib ka siia, samas küsiti ka mehe käest, et millega sa nagu rohkem nõus oleks, et kas, kui su naine on väga truu sulle, täiesti truu igati vedi, aga ta on nii hirmus ja kolet jube. Ja, või on pilt ilus, nagu Barbinukk, aga noh, siuke libu, et jube. Siis mees ütles selle peale, et milleks üksi sitta nokkida, kui saab sõpradega koos torti süüa. Loogiline, selles suhtes küll. See võib välja lõigata. See on teistpidi ka üks olemas, aga mul hetkel ei no see. Ma mõtlen, et sharing is caring. Jah. Ei no mul ei ole selle vastu midagi, mis keegi teine teeb ja kuidas nad nagu seda elavad ja... Igal ühel oma elu, jah? Et
ma olen ka kunagi olnud ka niimoodi nagu ka mingi asju teinud, aga nüüd. Kolmas või? Jaganud või? Kolmas ja neljas ja kõik on, aga praegu tunnen, et ma olen selle elu ära elanud ja ma ei taha, ma olen hetkel olen jumales heas kohas. Ja see ongi nagu selles mõttes kuidagi huvitav, et hakkan nagu endale nagu pähe tulema, et võib-olla need eelnevad suhted, mis on olnud, on ju, neid tulekski võtta nagu grupivennad, grupiajad, koolikaaslased, töökaaslased, on ju. Ja nüüd sa jõuad mingisugusesse vanusesse, kus sa mõtledki, et tegelikult võikski, nagu need Ameerika unistused on, jaht olla, et istud jahi peale, kahekesi sõidad ja purjetad ja need võikski olla nagu siuke maha võetud ja hea rahulik on. No sinna pürgigi vaikselt. Nii. Jahile. Varujaht hakkas just see nädal. Teil on metafoore olnud siin selle jutuamise jooksul. Aga ma küsin nüüd hoopis sedapidi, et mis on see, mis on teie jaoks, nagu me oleme öelnud, et me oleme kõik juba sellises vanuses, teil on ka mitmeid suhteid olnud, et kas on üleüldse ja kui on, siis mis on see, mis on teie jaoks see müsteerium? Mis on see asi, millest te nagu naiste puhul üldse aru ei saa? See, kuidas alguses kõik üle on, siis kuidas õhtul kõik puud on. Eks see kogu naine ongi müsteerium. Nii. Terviklikuna. Et kui sa lähed õue ja hakkad autot vaatama, et auto käima ei lähe, siis sa saad sealt mingi tunni kahega jagu, et mis sul viga nagu on. Vahet ei ole, mis auto see on sul. Ja siis sa ei saa kodus jagu nagu sellest, et mis asja ma hommikul nagu valesti ütlesin. See ei pidanud ütlema. Ja siis selgubki, et sa ei öeldki midagi. Selles asi oligi enne. Et jah. Aga midagi peab ju müstiliseks käima, ei saa olla kõik nii selge, et see müstika nii ju ongi. See müstika tekitab ka ju sellist, mehed on ju olnud juurikaegselt juba jahimehed on ju, või jahtijad. Ega sa peadki saama naist samamoodi jahtida. See müsteeria ja see arusaamine on ka omamoodi jahti. Vaata, vahest on niimoodi on hea, mulle vanasti oli, kunagi vaba olin, siis oli käidki jahil on, vaatad saagi ära on, siis vaatad, et ongi nagu nõus on, aga sa ei tahagi teda, sa ikkagi laskma teda. Aga sa saad endal hea tunda, et sa on ikka nagu tahetud nagu. See jahtimine, see on ka mitu asja, minu arust on see, et kui sa jahtima lähed kedagi, kui me naistest räägime, siis tegelikult võib olla suur osa sellest, et sa juba ise oled ammu selleks sagiks sattunud. Sest see naine juba laseb sul ennast jahtida. Seda sa veel läbi ei ole ammustanud ise. Et ega see niisama seal paigal ei seista. Niisama need pilgud ka ei kohtu ja ei naeratata. Et see on natukene nagu see, et kana jookseb täpselt nii kiiresti, et kukk järgi jookseb. Et kana jookseb ka kukest ära ja siis mõtleb, et ega ma liiga kiiresti äkki ei jookse. Ja kukk mõtleb, jookseb järgi, mõtleb, et kui kätte saan, siis raudselt saan. Mis sinu jaoks on kõige suurem müsteerium naises? Kuidas, jälle ma sellele natuke siia sõites mõtlesin sellele ka, et kes seda inimest iganes lõi, siis öeldakse, et vaata, mees oli enne, naine tuli järgi ja vanasõna on, et esimene vasikas läheb ikka aia taha. Et siis nagu, siis ma olen mõelnud, et mees läks nagu aia taha ja siis ta lõi naise nagu selle täiuslikkuse. Ja see ongi nagu mingis mõttes müsteerium. Et mina ei tea, minu arust naine on lihtsalt, see on juba müstiline mingis mõttes, et naine on lihtsalt nii ilus. Ma arvan, see ongi. Kas naine võiks kasutusjuhendiga tulla? Kas siis oleks lihtsam? Õige Eesti mees viskab kasutusjuhendi mingi hästi. Ja vaatab YouTube'ist videot on ju, kuidas see on. Põnevuse juurde, et see saad kasutusjuhendi, see on nagu loed raamatust selle lõpu ära ja kaob see huvi ära ja siis nagu tuleb sealt ka see jahipidamine. See kaob see müsteerium ka ära. Avastusrõõm. Jah, et mingisugune üllatus ja põnevus ikkagi jääb tänu sellele, et seda kasutusjuhendit ei ole seal.
kas on mõni selline asi kaalunud, et mis te olete nagu naiste suhtes taibanud, et kuidas ma sellest varem aru ei saanud? No naine ongi ju selline. Selle õpid ju kiiresti ära, et millal õigel hetkel vait olla, tead, et vastuseid, mis sealt tulla võib, on ju. Et relva ei ole mõtet näppida, kui pauku kardavad. Jah. Minul oli suht hiljuti oli see, et nagu meil vist enamjaolt on iseenesest tekib see arusaamine, et sa võtad naise, siis naine peabki sulle süüa tegema, kodu koristama, riideid pesema, lapse eest hoolitsema. Aga mina nagu avastasin, see oli tegelikult suht hiljuti, et aga miks ta peaks? Et noh, mina ju ei lähe naabri juurde, tere naaber, et ma tulen pesen pesu ära või teen sulle süüa. Mingis mõttes ju on ikkagi inimene individuaalne isiksus, et me ei saa, aga me tihti nagu eeldame, et nüüd on minu koopas, nüüd talle nagu kehtivad need, et noh, me võime selle koopa teha, et linnas, et mis see siis tähendab, et kas siis kogu linna inimesed peaksid käima siis kuule, me elame sinuga ühes linnas, ole hea, täna pesest sina minu kodu või minu pesu, et see pool, et kus naine nagu valib seda teha, võib-olla see on kodust kaasa tulnud selle lapsepõlvest, et on näinud, mida ema teeb või mida isa teeb, et siis absoluutselt, ma võin naisena kommenteerida seda, et just see sama, et noh, nagu varem küll jutud naiste tööd ja meeste tööd on ju, et mida naine teeb ja mida mees teeb ja mida naine ootab mehelt ja mida mees ootab naiselt, siis me ostsime korteri kunagi, korteris oli vaja teha remonti ja ma olin veel väike, mul isa ka tegi kõik asjad on ja ma kujutasin ette, et mees teebki on ju ja et nii peakski olema. Aga kõik asjad ei läinud päris nii ja see, et teatud asjad ei juhtunud, see oli minule nagu ma nagu lasin kogu puhtalt sellel remondi asjal nagu kukkuda sinna, et ma määratlesin seda oma meest läbi selle tegevuse. Ja et mis mõttes, mis mees sa oled, kui sa ei saa seda põrandat tehtud, noh mees peab tegema, see nagu kuulub asja juurde. Kuni ma ühel hetkel taipasin, et aga minu mehele ka oleks väga meeldinud see, kui ma oleks kogu aeg sokke kudunud. Ja ma vihkan sokke kudumist. Et temal oli see nägemus naisest, et naine küpsetab ja koob. Minul oli see nägemus mehest, et mees peab tegema. Mina ei vasta, ma ei tee seda, ma võiksin seda sokki, mul on, et ma võiksin muid asju teha, ma ei kood. Siis mina ei saa ka mehelt oodata seda, et mees peab tegema mingi neid siukseid asju. Et see on nagu väga õige mõtlemine, aga üldjuhul me taipame seda natuke liiga hilja. Selle peale meil on juba kõik tülid majas tõenäoliselt abielu lahutatud ja laps ka jagatud. Ja, aga see ongi nagu see ongi see, et tuleb last et võtta seda tänulikult vastu seda, et lapsepõlve mustrid, et naine on otsustanud sinu heaks mingeid asju teha, olgu see siis söögi tegemine või mitte, et ta peaks seda tegema, aga ta on niimoodi otsustanud, et minust see on suur asi. Aga samas, kui sa ütled mehele, et sa ei oska midagi, see ei ole nagu mees on, ma arvan, see mees ei hakka kunagi tegema seda. Sa paned juba kohe paika ära nagu juba põhimõtteliselt või. Ja samas ega kõik ei peagi oskama, aga kõik ülegi sündinud on. Just nimelt kõik ei peagi oskama ja no see on nagu vähe teine teema, kui nagu päris nagu mehest üle sõita, et sa oledki toss on ju. Aga et see, et mingid konkreetsed ootused, mis tulevad nagu teatud rollide läbi meile ja kui sa oled, eks ole, võt sinu lapsepõlve kodus on nii tehtud, sinu ema on teatud sugune naine olnud, et siis sa arvadki, et naine ongi selline, aga tegelikult see ei käi nii. Et kui kodus, eks ole, mina pesen pesumeel. Ma ei lase oma abikaasal pesu pesta, see on minu pärusmaa. Ma arvan, et pesumesin peseb. Meil peseb ka pesumesin. No, mina vajutan neid nuppe seal, on ju. Nagu kõiki teisi nuppe. Ühe korra ja see on korra. See pesu pesemine on minu pärusmaa. Ega see mingi DJ ei ole see kuskil. Ole, see on minu pärusmaa, mina teen seda. Ja samal ajal, kui ma olen selle pesu ära pesnud, mina panen ta kuiva, ma panen selle lappesse ja ma viin abikaasale selle pesu hunniku, siis ta on ulmelt tänulik. Sest et tema silmis see on nagu hullult suur asi, sest et ta leiab, et see on, ma teen tema heaks midagi, et mina pesen tema pesu, kuigi ma ei peaks ta tegema. No seda ma silmast peaks. Aga samas on ka siin tõde sees, et ega naised oskavad seda särki kokku panna ja kappi palju paremini kui mehed. No aga siin ongi see ka, et
sina teed seda, tema teeb jälle midagi muud, et mida sina. See ongi see koos arutamine. Mina ei tea, kuidas autosse õli valatakse ja ma ei taha ka teada. Või auto kummi pumbatakse. Välja teed. Nii ta on jah, aga see lähebki käsi käes, et see loksub ise paika. Aga see ongi see, et on üks ja siis on üks suur ja... Laevas on ka ju kõiksugu inimesed on ja kes on seal motorist, kes on kapten, kes on pootsman. Ei ole, et üks teeb ühte on ja kõik teevad oma asja ja siis see toimib. Me oleme hullult palju jutustanud sellest, et millised need naised on ja millised mehed on ja ikkagist ma vaatan, et jutt läheb hästi palju sinna, tehniliseks, aga et kuidagi, et kui me naistega rääksime meestest, siis meil oli hästi lihtne, et mehe silmad, mehe õlad, mehe käed, mehe kõik, et meil oli nagu hästi lihtne nagu seda kirjeldada, aga meestega see läheb nagu selgesti rohkem nagu suhete peale, et ja, sest vaata meestele, see on nagu see nali on, et kus kuidas see oli meeste poolt, siis naine, et esimesel on head mehed, teisel on veel paremad, kolmandad on veel ja kuni 7. korrus välja. Siis naine kogu aeg läheb korruselt ülesse, et ma lähen järgmisele korrusele, et seal on äkki veel parem. Ja siis veel järgmisele, äkki seal on veel parem, kuigi on juba 3. korrusel ideaalne mees olemas. Aga mees käib esimesel korrusel, kus on kõht täis ja saab seksi ja ta järgmistel korrustel ei hakkagi paremat otsima. Sellepärast on meil ei lähe nagu see nii sügavaks või me ei hakka mõtlema, kas käed on suured või väikesed, kui pikad ta küüned on, kui pikad juuksed on, kui suured rinnad on, need on teise järgulis. Okei, öelge nüüd ausalt välja, et kui oluline on see, et millised rinnad naisel on? Kui palju te vaatate silma ja kui palju te vaatate rindu? Selle jaoks ongi 2 silma ja ühega vaatab silma ja isegi rinda. Ei mehed on ikkagi väga toredad inimesed, nad vaataksid otse südamesse, aga ei saa midagi teha, kui nad seal rindade taga on. Teil jääb lihtsalt vale mulje. Naistel võiks olla nagu ehtne, isiklikult mulle ei meeldi, kui pannakse mega suuri mingi kunst nagu rindasid. Okei, see pann minimaalselt väikselt võid panna. Või siis teine on see, et siis kui sa pead mingid mokated endale, uksest tulevad mingid huuled algul sisse. Ta võiks olla ikka suht nagu loomulik. Naine peab ikka loomulik olema, see on ikka kõige olulisem. Aga see ei tähenda, et sa lähed jällegi nagu metsa, et mulle ei meeldiks, kui mingi naine oleks karvane jälle, eks ole. Et tõstab siit käed üles. Hoolitsetud peab olema, aga... Kuskil peaks mingi piir olema, see maitse asi muidugi. Naturaalne. Et push-up rinnaid, et see on sama nagu kartulikrapsu pakka, lihtsalt poolega petta nagu nii. Ega ma arvan jah, et see naised ka nagu tähtsustavad neid, mingis mõttes neid rindasid võib-olla üle. No aga palju on, ei ole ebakindlud. Palju on ka sellised, kes ütlevad, oi, ma olen paenamale pikad ripsmed. Tegelikult, kui sa oled mehega koos, siis küsi mehe käest, et kas sulle meeldib, kui ma paneks. Mehe käest pole küsitudki, mulle meeldib, siis peab sulle ka meeldima. Mehele meeldib ikka, kui pannakse. Seda kindlasti. Ja sealt edasi läheb ikkagi see, et ma ei tea, kui ma käid naisega väljas esimest korda ja siis saad sõprade kokku, kuule, ma sain nii ägeda naisega kokku. Okei, mis ta säged? Kuule, ta olid siuksed ripsmed ja sellised pommid olid ees, et võt, nii imeline naine, ikkagi ei lähe seda. Imeline on siis, kui suured huuled ka on. No see ka veel on, et ikkagi peab olema see, et sul peab naisega olema midagi rääkida ja see kõnetab sind, mitte see, et mida ta endal külge pand on, et selle järgi ikkagi mehed naisi vali. Et lähed kohvikust õhtul koju ja siis hakkab sul laduma öökapi peale kõik asja. Nägu maha sinna. Nägu ja... No vaata, nüüd me jõudsimegi sinna, et kui me alustasime juttu sellest, et mida te vaatate naises ja et kõik need asjad, mida me naistena arvame, et mis on nagu olulised, et siis tegelikult kõik need asjad ei olegi olulised. Et sul ilusad sinised silmad. Et see, et me arvame, et teie jaoks on olulised, mis meie vöö ümbermõõdud on või kas meil on tihedad ripsmed või millised meie huuled on, siis need asjad päris nii ei ole. Nojah, see maailmavaade peab olema enam-vähem üks suund ja see oleks millest rääkida. Et kui sa pole millest rääkida, ütled, kõik. Pool päeva läinud. See on jälle vaata sellega me võime sinna minna, aga kui naine räägib liiga palju on. Oleneb sul testpidi ka. Kui suured need ripsed või rinnad. Ja selle lõige võidle ka välja, aga jalad pole ka tähtsad üldse, need vaadatakse nagu laiali. Okei. Aga see vaata mõlema poolne oli nagu tõid meestega, siis meil naistega, et kõik sobivad hästi kokku oma vahel.
ja et teil peavad olema laiad õlad ja kõik muu. No kui skitsad õlad, siis ju vaata talvel paksu lumega vajuks sügavamale sisse. See on hea, kui puusad ka juba laiemad on. Aga siis on hea, kui on kõrval selline naine, kellel on suured rinnad, see hoiab selle lume peal. Loomulikult puusad ka, jääd nagu lume peale juba. Et teiega on nagu juba vahva rääkida ja ma arvan, et me võiksime lõpmatuseni rääkida ja eriti veel nendest suhetest, aga kuna meil oli täna teemaks naised, me oleme palju targemaks saanud sellest, et mis te siis arvate meist ja kuidas te näete meid. Enne kui otsad kokku tõmbame, igaüks võiks öelda ka seda, et kui sa nüüd saad selle toreda naise, kellega sul on mida rääkida ja kes on selline, kellega võib minna kalale ja kes on ilus ja tore, mida see mees selle naisele annab? Mida sina mehena tahad naisele anda? Turvatunnet ehk. Jah, ma pidin seda sama ütlema. See, et tal oleks kindlus selja taga nagu kõikide asjade ees nagu. Et ma arvan ka, et mees on nõus naisele tähed taevast alla tooma. Kui naine toob meile kuu. Jah, et kui on see nagu see kõik õige. Et sa sinust tekib sisemini soov ja tahtmine tuua ja anda. Sa tahad selle inimese jaoks nagu midagi teha. Naine ennast tunneks turvaliselt hoitud, kaitstud. Mul endal hea vaadata näiteks, kui naine on nagu õnnelik on. Siis ma ise õnnelik olen nagu. Jah, eks see on ka üks suur asi, et kui naine on õnnelik, siis on kõik õnnelikud. Jah, mehe sõbrad ka. Need mingid konfliktid, mis tekivad, siis need on ka nagu palju väiksemad lõppkokkuvõttes või neid tekib vähem. Et kui seal, mitte et nüüd naine kogu aeg konflikte tekitaks, aga nagu ütleme, kui sa tõeliselt ikkagi naist armastada tahad, siis nagu ma arvan, et konfliktid proovid ka kiirelt nagu, mina proovin kiirelt ära lõpetada, et ma ei areta neid edasi nagu, et nojah, kas üldse mitte jõudagi nendeni või siis jah. No päris vältida ei õnnestu, et alati on midagi tulemas. See on jällegi see mõlemapoolne mängija, sest vahest tõesti, okei, mehed on kanged, ma ei vaidle vastu. Jah, aga samas on mingi hetk enne see, kus sa mõtled, et kumb see nüüd enda jaoks kasulikum on, et kas laseks korra kõrvad lonti, neelad selle alla ja läheb edasi kõik asjad ilusti. Kui on see, et lööd sõrad vastu. Mul oli üks hästi oluline küsimus, mis ma tegelikult hommikul mõtlesin, mis ma tahan teie käest küsida. Et kuna ma näen palju paare ja olen palju erinevaid mehi ka näinud nii siin töö kaudu kui muidu ja miks mõned mehed seovad ennast naisega, aga samal ajal tahavad nagu tagaukse lahti hoida? Ma arvan, et see on enesekindluse puudumine. See pole kindel endas, mida sa tahad ja mida sa teed. Back up, on kuhu tagurdada. See ei ole mingi õige värk ikka täielikult ikkagi. Sa ei saa ikka 100%. Mees petab ise ennast sellisel juhul. Või siis sa jah, et ei ole vanast asjast ennem nagu ülesand või lahti lasknud, et siis sa jätad oma lukse lahti kuhu põgeneda. Et sa oled juba valmis põgenema, tegelikult ei ole veel situatsiooni toimunud ette. Ja ma arvan, et ma olin mingi sihukene pea 15 aastat madala enesehinnanguga juba, et juba sellepärast ma kogu aeg sisemas kartsin, et see on ainult aja küsimus, kui naine mind maha jätab. Selle jaoks jätad ka natukene selle ukse lahti, sest et kui sa on varem ka see mingi kogemus olnud, et siis et nagu see ego nagu väga suurt laksu siis nagu saab väiksema laksu, ütleme nii. No ei lase ust lahti ette, võtad oma võtmed. Aga kui palju see... Uks lahti on tuug ja läbi vaatama. Aga kui palju see naisest oleneb, et mees tahab selle naisega ennast siduda? No see ainult temast olenebki ju. No just, et samal ajal tahaks nagu siduda, kui hoiab selle tagaukse siiski lahti, et kui palju see naine suudab sellises olukorras ära teha, et see mees seoks ennast temaga? Palju suudab. No aga see ongi see, et kui sa tagaukse lahti jätad või ütleme tagurdamisukse, siis on niimoodi tagaukse. Siis kui palju sa siduda tahad ennast üldse? Sa ei seo lõpuni ära ju. Et siis sa lähedki, sa jätad mingi osa nagu sinna, jätad kahtlema. Ja seal on see ka, kas see naine annab selle mehele sellist samamoodi turvatunnet, et ta julgeks ennast siduda. Tõmbad ukse kinni lihtsalt. Jah. Et kui naine jätab ka siukse vähe ebaleva olukorra siia, siis ongi ühikas. Siis jooksidki ringi. Kooperatiiv. Just. Okei. Et juttu jätkuks veelgi kauemaks, aga
aga aitäh mehed, et te avasite meile seda maailma, kuidas teie meid näete. Ja oli mõnus kuulda, et me oleme teie jaoks jätkuvalt suur müsteerium. Aitäh! Olete imelised, jah. Aitäh!